Täna vaatame, kuidas saada sisse ja tegutseda Vico keskkonnas, kuhu panen sulle tihti ülesandeid ja õpetusi üles. Kõigepealt tuleb otsida arvuti töölaualt üles internetti minemise kohad. Minu arvutis on 2 kohas internet. Üks on Mozilla Firefoxi internet ja teine Internet Exploreri internet. Klõpsates 2 vasaku hiire klõpsuga saan siis nendest ühe lahti. Teine võimalus, kust minu arvutis võib leida internetti, on all start nupu kõrval. Kuna siia ritta ei ole kõik võimalused mul ära mahtunud, on arvuti peitnud nende 2 kolmnurga tahaosa ja klõpsates nendel 2 kolmnurgal leiangi rippmenüüst üles Mozilla Firefoxi. Vasaku hiire klõpsuga saangi lahti selle. Minu arvutis on interneti esileheküljeks pandud neti.ee leht ja kõigepealt me peaksime nüüd siin lehel leidma üles aadressiriba. Aadressiriba asub alati ringi sees oleva noole taga. Et otsi alati üles aadressiriba, mis siis ülevalt vasakust nurgast, hakates natukene allapoole liikuma, leiad siis selle ringi sees oleva noole järgi. Praegu on aadressiks www.neti.ee. See on siis selle ees oleva lehekülje aadress. Meil aga on vaja sinna trükkida hoopis meie Vico keskkonna aadress. Selleks on nüüd mitu võimalust. Esimene. Lähen siia aadressi peale ja teen vasaku hiire klõpsu. Nagu näed, muutus kogu aadress siniseks. Ja nüüd võin ma hakata kohe trükkimagi meie vajalikku aadressi vico.edu.ee. Ja selleks siis otsin nüüd klaviatuurilt vajalikud klahvid üles. vico.edu.ee. See on siis üks võimalus aadressi trükkimiseks. Teine võimalus on, et ma lähen vasaku hiire klahviga hoopis tegutsema aadressi lõppu. Teen klõpsu nii, et siia tekiks vilkuv jooneke ja nüüd kustutamisnupuga klaviatuuril kustutan ära aadressi alguse, jätan alles 2 V-d ja punkti ning trükin vico.edu.ee. Ja olengi saanud siis jälle meile vajaliku aadressi. Kolmas võimalus on ka mõnikord olemas ja kui ma lähen hiirekursoriga siia aadressi peale, teen nüüd vasaku klahviga klõpsu ja hakkan trükkima oma aadressi, siis nagu sa näed, kui ma juba olen tähe ära trükkinud, ilmubki mulle siia see aadress rippmenüüsse. Siin on veel tähtedega algavaid aadresse, kuid minule on just see aadress vajalik. Sellepärast ma liigutasin nüüd selle hiirekursori allapoole selle aadressi peale. Mul on nüüd tekkinud nool ja vasaku hiire klõpsu peale vajutades
panebki ta mulle selle aadressi sinna üles ning avabki vajaliku lehekülje. Mõnikord ühest tähest ei piisa, on vaja ka teine täht trükkida ja alles siis võib-olla leian rippmenüüst vajaliku aadressi. Siis lähen rippmenüüs selle peale, klõpsates hiire vasakut klahvi, saangi selle aadressi üles rippmenüüsse. Kui ma olen aadressi ära trükkinud, siis klõpsan kindlasti klaviatuuril paremal kõige suurema noolega klahvi peale. See on siis Enter klahv, mis ütleb arvutile, et ta nüüd selle aadressi avaks. Saimegi Vikko õpikeskkonna kodulehele, mis siis näeb välja niimoodi ja siin ütleb arvuti, et me peame logima sisse. Kõigepealt on vaja siia trükkida kasutaja nimi. Selle sa leiad kleepsupaberilt, mille ma sulle andsin. Trükin oma kasutaja nime. Siis on vaja trükkida parool. Ja vajutada vasaku hiire klahviga nupul sisenen. Mina oleksin oma paroolidega saanud õpetajakeskkonda, aga et sinul oleks selgem oma õpilase keskkond, võtsin ma siit ühe lapse keskkonna. Siin on siis kindlasti üleval sul kirjutatud õpilase keskkond, minu Vikko ja kasutaja taga on siis sinu nimi. Edasi tulevad kursused, mis ma sulle siis olen üles pannud ja siin on neid juba päris mitu. Kui nüüd õpetaja ütleb sulle, et otsi üles kursus 2, loogika 1, otsid kõigepealt kursuse nimede seast vajalikku. Kui sa leidsid selle, näed, tekib siia kursoriga käe märk ja vajutades vasaku hiireklahvi alla avanebki sulle vajalik kursus. Siin on nüüd näha kõigepealt kursuse info, et kursuse nimi oli 2, loogika 1. Siin on nüüd üleval mitu nuppu, sinu jaoks on vajalik materjalide nupp. Vajutades vasaku hiireklahviga klõpsu selle peal, avanebki sulle see kursus ja selle kursuse all on siis praegu 6 faili. Kui on vaja võtta lahti fail nimega 3 kokku, otsid sa nimekirjast selle üles, viid hiire kursori jälle selle peale, klõpsad vasaku hiireklahvi ja su vajalik fail avanebki. Nii, selle faili sees on siis peidus üks hiiremäng. Kui sa vajutad siia play peale, siis hakkab ta seda mängu siit üles otsima. Laebki teda. Arvutil läheb natukene aega selle tööga. Kui ma laen veel kord otsin play nuppu üles ja siis veel kord, siis avanebki minu ees mängu esimene level ehk siis esimene tase ja mängin siis selle oma mängu ära, saan oma hiire harjutusi niimoodi treenida. Kui ma olen selle mängu ära mänginud, tahan ma saada tagasi oma Vikko leheküljele. Selleks ma otsisin üleval aadressi riba ees ringi, mille sees oli nool. Vajutades nüüd selle peale, hakkab arvuti neid lehekülgi tagasi võtma, mida ma enne külastasin ja vajutangi nii palju kordi, kuni mul on ees Vikko
edu.ee minu materjalide lehekülg. Kui ma pean otsima nüüd uue faili nimega Pildisudoku, otsin ta nimekirjast üles, klõpsan jälle vasaku hiireklahviga ja arvuti otsib selle lehekülje meile välja. Ka siin jälle otsin play nupu selleks, et mängu sisse minna ning olengi saanud veel ühe toreda mõtlemise ja loogika mängu. Kui sa oled ka selle ära teinud, läheme jälle aadressi nupu ette ringiga noole peale ning klõpsame nii kaua, kuni me saame jälle oma Wiko leheküljele tagasi. Nüüd, kui ma olen kõik kohad ära käinud, mis vaja selles loogika kursuses, tahan ma minna nüüd tagasi oma Wiko lehekülje juurde. Selleks on nüüd kaks võimalust. Kas ma vajutan siia sinise klahvi peale minu Wiko või siis lähen jälle üleval ringi sees oleva noolega sammu tagasi. Sain kursuse algusesse ja veel üks samm tagasi. Olengi saanud oma kursuste juurde. Ja nüüd, kui õpetaja ütleb mulle, et mul on vaja lahti võtta näiteks kursus Minimõus, otsin selle siit üles, avan ta vasaku klõpsuga, lähen otsin üles sinise pealkirja materjalid, avan selle ja olen saanud faili. Avan selle faili Minimõus ning mulle avanebki vajalik lehekülg juba internetimängude hulgas. Siin saan siis harjutada ka hiirega tegutsemist. Kui olen siin kõik ära teinud, mis vaja, jälle otsin üles oma ringi sees oleva noole ja viin siis kursori sinna noole peale. Vasaku hiireklahviga klõpsates saan tagasi Minimõusi lehekülje peale. Veel üks klõps ja kolmanda klõpsuga saan ma tagasi oma kursuste juurde. Kui ma olen ära külastanud kõik vajalikud kursused ja tahan praeguseks lõpetada tööd Wiko keskkonnas, siis kindlasti pean ma selleks otsima paremast servast üles sinisel alal oleva nupu logi välja. Kui ma klõpsan vasaku hiireklõpsuga selle peal, login ma oma keskkonnast välja ja see on väga vajalik, et teised ei saaks minu keskkonda sisse minna. Nagu sa näed, tuli Wiko alglehekülg lahti. Nüüd, kui ma olen lõpetanud kogu töö internetikeskkonnas, sulgen ma juba siis paremast üleval olevast nupust, punasest nupust, millel on rist peal, oma internetti ja olen saanud tagasi arvuti töölauale. Jõudu sulle siis Wiko keskkonnas tegutsemisel, eriti niisuguse sügisvihmase ilma ajal.